Eesti kuningat. Mis pärast? No ma ei tea, millist kuningat sa otsid. Hakka rääkima, mul pole palju aega. Jüriö ülestõusu aja. Kui pea kõik riigi sakslased olid maha notitud, siis said Eesti väed kokku ja nende seast valiti välja 4 väejuhti, kes krooniti kõik kuningateks. Liivimaa ordurüütlid aga meelitasid nood läbirääkimistele. Panid uksed riivi ja torkasid kõik kodadega läbi. Kole lugu. Ei, see pole see, mida mul vaja. Üks legend räägib Taani kuningas Valdemarist, kes sõdis siin Tallinna külje all Eesti vägede vastu. Valdemar oli juba kaotumas. Aga siis nägi ta taevas valguskiirt. Ta vaatas üles ja sealt langes alla tanneproog, millest pidi saama Taani lipp. See aga süstis meestesse nii palju jõudu ja vaprust, et nad võitsidki lahingu. Ei, see pole ikka see, mis mul vaja. No siis on Vene tsaar Nikol. Mind ei huvita mingid Vene tsaarid, ma otsin Eesti kuningat. Ma ei tea, millist kuningat sa otsid. No, mulle öeldi, et mööda Nigulistet otse ja siis paremale. Aga ma käisin vahepeal kostüümi laenutuses ja siis mul üks üldse nagu täiesti segamini, kus poolt ma tulin ja... Kas te saate palun aidata? Ma jään muidu esimesele tööpäevale hiljaks. Sa otsid seda pagari töökoda Eesti kuningas? Ja. Kas te teete kus? Muidugi, see on siit ümber nurga. Siit lähed välja, siis lähed selle kuninga kujuga maja juurde, sealt keerad paremale. Nii et siit otse välja ja paremale? Ja, seal on. Selge, suur aitäh teile. Ma maksan selle kalja eest ka ära. Ürdi õlu, 4 eurot. 4 eurot. Kas teil saab kaardiga ka maksta? Muidugi.